Tervist, kallid vaatajad, oleme siis nüüd jõudnud 22. saateni. Ja tänaseks teemaks valisime peenise kadeduse ja kastratsiooni hirmu. Ja see kõlab ainult selles mõttes, tähendab, see olukord võib kole olla, aga tegelikult koledad sõnad hirmutasid mu kalli kaasa juba ära. Tegelikult need on Freudi poolt käibele toodud väljendid. Ja siis see kastratsiooni hirm tähistab siis poisslapse hirmu, et kui ta ei eraldu emast või tegelikult, no ütleme, kui ta tunneb himu emaga üks olla, siis ta, siis ütleme, sümboolselt isa kastreerib ta ära, ehk teisisõnu tal ei teki seda potentsiaali, mis on maailma ja inimese vahel, mis tegelikult annab selle võimekuse midagi üldse korda saata. Ta istub nagu kogu aeg oma rahulduses ja ta ei tahaks siit ära minna. Seal sees on hea olla ja ta on kogu aeg nagu emakas ja ka kõik, ütleme, kui ta täiskasvanuks saab, siis kõik naised, kellega ta abielub, siis need on tema jaoks lihtsalt emaka pikendused nii-öelda. Ja tulemuseks on see, et naised jäävad loomulikult rahuldamata, mees on võimetu. Tuleb tuttav ette küll. Ja peenise kadedus. Ja tüdruku puhul on nüüd siis analoog on peenise kadedus ja see tekib sellest, et kui nüüd isa tõrjub oidipaal kolmnurgas, tõrjub tüdruku väga jõhkralt kuidagi eemale. Niimoodi, et tüdruk saab sellise kogemuse, et tema seksuaalsus on põlastusväärne, midagi väga halba, maailma purustavat. Ja et ta on ise alaväärne. Ja siis tal tekib küsimus, et aga miks ta siis on alaväärne? Ja loomulik on see, et ta mõtleb kohe, et ma olen sellepärast alaväärne, et ma olen isast erinev. Ja miks ma olen isast erinev? No selge, isal on peenis, minul ei ole. Järelikult selles on kogu küsimus. Tüdruk arvab, et ta on puudulik. Et ta on puudulik, just nimelt, et ta on põhimõtteliselt siis ilma peeniseta mees. Ja peenis on meil tegelikult tegude sümbol. Ja seda... fallose sümbol on ju... No just, et ta viitab nagu teovõimelisele tegususele. Ja ma veel sissejuhatuseks veel nii palju jätkan, et kui nüüd tüdrukul on selline kompleks, siis ta hakkab läbi oma tegude, hakkab tõestama, et ta on isa peenise vääriline, ütleme niimoodi. Ja siis ta teeb, ta on arutult, ta on hästi teovõimas sealjuures, aga ta teeb nagu suhteliselt arutult tegusid ja ta püüab kuidagi väärtustada just neid tegusid. Ja sageli näiteks läbi selle, et ta vigastab või ütleme, et teod teevad talle kuidagi viga. Ka sõdur sõjaväljal on justkui nagu kõva mees, kui ta haavata saab. Ja seetõttu ongi sageli sellise tüdruku teod on ilma sihtmärgita. Nad on sellised hästi lahmivad, aga suunatud hästi palju sellele, et märgake minu tegusid. Ehk et nähke, et ka minul on peenis. Aga kuidas siin... Mul tegelikult tekkis üks mõte sellega just praegu. Mul tuli meelde, mingi nädal tagasi ma vaatasin uuesti Da Vinci filmi, Da Vinci koodi. Sa oled vist minuga seda kunagi koos ka vaadanud ühe korra vähemalt. Seal... Ma juba kuulsin, et ma olen koos millegi kaks. Okay. Ei, mis mul tuli meelde või mis mul nagu seal välja torkas, et sa tead, mulle meeldib kogu see Maarja Magdalena teema ja kui see kõik välja tuli aastaid tagasi, siis ma olin hull fänn sellele. Ja siiamaani usun sellesse, et tänu sellele sai Maarja nime. See oli täpselt enne Maarja sündi. Okei. Ei, meil on erinevad Maarja nimed, aga minu jaoks oli sellest filmist ja sellest, ma hakkasin seda lugu, Maarja Magdalena lugu kõik uurima rohkem, on ju. Ja see tundus mulle nii loogiline kõik, aga see ainult minu peas. Ja ma arvan, et ju see Maarja seal, minul oli mingisugused natuke teised, mina assotsieerisin seda Püha Maarjaga, aga põhimõtteliselt siis said meil need Maarjad seal kuskil kokku ja väga hästi toimisid. Ja toimisid nii, et Maarja tuli ikkagi Maarja. Jaa, aga mida ma tahtsin öelda on see, et filmis, ma just vaatasin seda uuesti ja filmis toodi välja seda mehe ja naise sümbolit. Ja praegu, kui sa rääkisid sellest peenise kadedusest ja kastratsiooni hirmust. Just. Siis ma hakkasin mõtlema seda, et vaata, see on naise sümbol. Ei, vastu, see on naise sümbol, mis on üsk, on ju. Täpselt nii nad seal seda ta on üsk, ta on isa märk. Ja fallos on ju, et peenis siis. Ja ma hakkasin mõtlema seda, et kui meestel on pandud see märk, või meestel on see märk, siis hästi huvitav on see, kuidas
nagu naiste trauma, kui siis see peenise kadedus. Ma ei suuda seda normaalselt välja öelda. No, see kõlab nii halvasti. Jaa, see tekitab kindlasti, see on muide, ongi üks Freudi kõige rohkem valesti mõistetud mõistetest, et see tundub nagu nüüd, mis kurat, mu peenise kadedus, mis siis see Okei, aga mida ma tahan öelda, on see, et saad sa aru ühesõnaga, me oleme sinuga rääkinud vastandusest, on ju. Me vist eelmises saates tegime vastanduse. Ja ma mõtlesin sellele, kuidas nüüd on fallos ja üsa või üsk, eesti keel lokkab, lonkab. Okei, ühesõnaga, see tundub mulle jube oluline, et nad on vastandlikud. Ühesõnaga, mitte lihtsalt see, et see märgid ise on vastandlikud, vaid ka see, mis trauma meil nüüd on. Meil ei ole trauma, mis iseloomustab naise puhul üska ja mehe puhul peenist. No, mingis mõttes on ju. Vaid vastupidi, mehe puhul iseloomustab see mitteolemist. Et sa ei ole mees. Ja naise puhul iseloomustab see sama, et sa ei ole naine. Just, tegelikult ju ongi sisuliselt naine püüab enda naiselikku märki, mis sümboliseerib vastuvõtmist, ta püüab seda ümber keerata, muuta mehelikuks. Ja mees vastupidi. Ja mees vastupidi siis jah, et ta kardab olla naine. Kardab, et ta on naine. Jah. Ühesõnaga, tegelikult ma hakkasin mõtlema, et see sümbol ise, see peenise kadedus ja kastratsiooni hirm, et need klapivad kohutavalt hästi selle sümboliga. Ei, muidugi, jah. Mida ma varem ei osanud seostada. Ja, kindlasti on. No ma siin natuke sellest kastratsiooni hirmust võib-olla räägiks seda ka lahti, et mis ta nagu teoreetiliselt on. Et me oleme siin rääkinud hoidi paar kolmnurgast, et siis tekib lapsel vastassoost vanema suhtes iha. Tema esmane, no mitte see ei ole esmane seksuaalsus. Seksuaalsus on lapses sünnist saadik. Alguses keskendub see suule, siis päraka ja siis suguelunditele. Ja ta siis esimest korda, kui ta endast välja keskendub, siis on see vastassoost vanem loomulikult, kui kõige lähem vastassoost isik. Ja nüüd, kui poiss tahtes emaga üheks saada või ühtida või vahekorras olla. Või lihtsalt mitte eralduda emast. No ta sisuliselt tähendab mitte eraldumist, aga just, et ta nüüd eluliselt tähendab seda, et selles eas poiss teeb emale ettepaneku, et kas seksime või abiellume või näita, kuidas te seksite või mingid selliseid nii-öelda siivutuid ettepanekuid. Ja isa roll on nüüd siis sümboolselt see, et ta ütleb pojale, et sa ei tohi ema puutuda, sest muidu ma kastreerin su ära. Ja aga samal ajal ta peab suutma säilitada siis selle poja väärikuse meheks kasvama. Just, et see ongi, sellepärast on see hästi tundlik iga. Ja see on see koht, kus kõige rohkem luuakse impotente elus. Ja, et isa roll on nagu laps nüüd sellest kolmnurgast niimoodi välja tõsta, et ta jääks sinna alles ka. Ehk et ta ütleb, et jah, võt pojake, nüüd siuke lugu, et emad sa nüüd puutuda ei tohi. Aga see ei tähenda, et me sind ei armastaks. Ehk et laps peab aru saama sellest, et armastus ei tähenda mitte suurt ühte asja, kus kõik on üks ja sama, vaid et ma võin sind armastada ühtemoodi, teda teistmoodi. Ma armastan ju lapsi, ma armastan sind, ma armastan sõpru võib-olla näiteks. Või keda iganes. Kõik need armastused on erinevad. Jaa, mul tuli üks mälestus meelde. Üks asi. No räägi. Sassaga, tähendab meie tütrega. Ta ei ole poeg, okei, aga mul tuli meelde lihtsalt see, et kui meil oli kunagi aastates, see oli pisikene, pisike sülekas veel. Kui meie sinuga tülitsesime, see asi, mida ma tegin ja ma tean, et see tuli mul kodusest kogemusest. Vaata, normaalselt on see, et inimesed arvavad, et kui laps on teises toas, ei näe ja võib-olla ka ei kuule, siis tal on kõik hästi, sellepärast, et siis ta ei puutu sellega kokku, kuidas sa tülitsed ja ta ei näe seda vanemate koledat poolt ja kõike. Mida mina tegin vastupidise asja, sest mul on meeles see trepimademel istumine, kuulad, kuidas ema ja isa on üksteise peale tigedad või vihased või midagi ja kuidas ma istun seal ja kujutan ette, et ma olen kõiges süüdi ja niimoodi. Ja mida ma Sassaga tegin? Isegi kui sa ei olnud vägivaldne, nii et selles mõttes seda oli võimalik teha. Ma hoidsin Sassat süles, kui me tülitsesime. Ma ei röökinud Sassa kõrva juures, aga ma räägin, me ei karjunud. No meie tülid õnneks ei ole jah väga sellised lahmivad olnud. Ja me olime tigedad või sa olid tige ja ma kaitsesin ennast. Ma ütlen halbu asju, aga ma ei märatse lausa enamasti. Enamasti, jah. Ammu enam ütleme niimoodi. Väga ammu. Aga
milleni ma tahtsin jõuda, on see, et ma mäletan, kuidas ma hoidsin sassad süles ja see just, mis sa ütlesid, see kõlas nagu hästi vastu või see kõlas täpselt samamoodi. Ma hoidsin sassad süles ja ütlesin, kinnitasin talle, noh, kuna tüdrukud on mõlemad sinu tütred alati olnud, siis sassaga ma tegin seda väga palju, Maarjaga lihtsalt sa ei ole enam niimoodi olnud vihane ega tige niimoodi. Aga hoidsin sassad süles ja ütlesin talle, et ära muretse, issi armastab sind, issil on praegu paha olla, issi armastab sind ja ma korrutasin seda kogu aeg talle. Ja minu jaoks oli see nii oluline, sellepärast, et ma teadsin, et talle jääb muidu see kogemus, et miks on issi vihane. Ta on arusaamatu selles kohas ju. Et issi on vihane järelikult tema peale, karjub tema pärast. Ma tean seda lapse tunnet. See on negatiivne viha, see negatiivne väljaelamine. Kuna lapsed on nii puhtad, siis nad võtavad seda väga-väga otseselt. No isegi mitte puht, no puhas on ka ilus sõna. Ei, puhas on õige sõna selle koha pealt. Võib-olla tõesti siis, no ja selles mõttes, et laps on väga, väga otsene. Et kui maailm käitub halvasti, siis järelikult ta käitub halvasti, sest mina olen halb. Ja aga mõtle sellele, sa ükskord ütlesid ühe väga hea teooria, tõid välja, et me sünnime selle üüratu väe olemisega. Ja see mitte ei kao ära, mida rohkem me kogeme elus ja mida rohkem me kas teeme vigu või midagi. See ei kao ära. Me matame seda musta alla. Nii-öelda oma halbade asjadega me määrime seda ilu, mis me ei saa. No jah, selle kultuurikihi alla, mis meie ümber kasvab. Põhimõtteliselt see on see sama asi. Et laps kuulab oma vanemaid olemas vihased, inetud, räpased nii-öelda. Ja nad määrivad oma last, nad määrivad seda lapse puhtust. Ja nüüd, kui laps oskab seose luua või põhjenduse näha ära, issil on paha olla täna. Issi ei ole lihtsalt halb. Ma ei ole lihtsalt halb. Ma usun, et laps jääb puhtamaks, mida rohkem ta saab aru sellest, et ta ei ole süüdi selles, et isa ja ema kaklevad või tülitsevad või midagi sellist. Loomulikult sa ei saa last üles hoida, kui su mees sulle parasjagu pauku kirja üritab anda. Ma saan sellest aru. Aga ma üritan nagu öelda seda, et see, mis sa just ütlesid poiste kohta, see, kuidas jah, sa pead emast eemal hoidma, aga samal ajal me armastame sind, siis see tegelikult on see sama asi. No sisuliselt on sama asi, jah. Siin oleks võib-olla mõistlik rääkida sellest, et lapse sünd, ma ei mäleta, kas me oleme mingitest eelmistest osadest sellest rääkinud, aga vist nii täpselt ei ole, aga lapse sünd on põhimõtteliselt niimoodi, et naine pressib, naine tõukab ja mees tõmbab, eks ju. Ja mida noorem on laps, seda rohkem naine nagu pressib, eks ju. No sünnitus on naine nüüd otseselt pressib lapse välja. Aga mees on kogu aeg see, kes, ühesõnaga mehe roll, kui nüüd laps hakkab sinna oidipaari ikka juba jõudma, siis mehe roll on nagu tõmmata eemale seda last. Eriti tütarlapse puhul tegelikult isa nagu võrgutab lapse tüdruku emast välja. Sa oled rääkinud. Mida see põhimõtteliselt see sünniprotsess, kus laps sünnib, kus ema pressib lapse reaalselt välja ja isa tõmbab lapse reaalselt välja või noh, jah, mitte tehniliselt. Aga siis see tunnetuslik protsess toimib edasi kogu lapsepõlve ja kogu elu. No ei, ta päris kogu elu ei tõmba, ta ideaalis. Kas see oidipaal situatsioonis peaks see protsess siis muutuma, lõppema? Ta peaks enam-vähem lõpule jõudma siis, jah. Selles mõttes, et siis tuleb see peale oidipaal iga tuleb latentne iga, mis ongi see, kus lapse maailm lüüakse kildudeks, mis tähendab, et ta on eraldunud. Ja siis ta õpib need tarkused, nagu seal 7. pöialpoisis, eks ju, need igasugused elu probleemid, kuidas nüüd hakkama saada ja siis tuleb siis päris armastus ja äratab ta siis nii-öelda elule. No nagu muinasjutud tavaliselt käivad. Aga jah, see oidipaal east tulenev. Noh, meeste puhul näiteks ma nüüd võin nagu enda põhjal ka väga palju rääkida. Selleks oled ju ka kogenud seda, et ma olen üsna selline hästi mugav inimene olnud. Nagu ülearu, väga ülearu mugav. Ja see ongi nüüd teatud mõttes see, et see kastratsiooni ähvardus on nagu teoks saanud. Ehk et siis see tähendab seda, et selles oidipaaleas ma kui poiss-laps ei eraldunud ära. Ja tõenäoliselt mu vanemad, muidugi nad kindlasti ei teadnudki seda asja teoreetiliselt nii palju. Eks ju, tol ajal, ma olen 1961 sündinud, et tol ajal
eriti meil Nõukogude Liidus üldse väga palju selliseid peeneid teooriaid ei tutvustatud. Aga, ja mu ema on olnud hästi hoidev ja ega isa on ju ka tegelikult, noh, ta on meil alati küll peres autoriteet olnud, aga noh, ega ta väga palju igapäevaelus sõna ei võta. Selles mõttes, et ta laseb asjadel kulgeda. Aga siin on noh, nagu poiss lapsel on vaja nüüd otseselt nagu, noh, ma ei oskagi öelda, kuidas otseselt. No loomulikult sa ise ei pea nüüd otseselt ütlema pojale, et kuule, et ma nüüd lõikan sul munad maha, eks ju. Okei, no see ma kujutan, et see võib mõjuda väga halvasti. Just. Aga põhimõtteliselt peab sundima poega kuidagi eralduma, iseseisvuma. Saama hakkama, noh, need on nagu sellised igapäevased protsessid, kus pannakse laps olukorra ette, millega ta peab ise hakkama saama. Ja vot, kui ta nüüd seal jääb nagu sellesse ema üska lõpuks kinni, kuna see on nüüd see lõplik koht, kus tema asjast, see protsess toimub nüüd terve see aeg, kogu aeg. Nagu, vaata noh, ema ju muutub peale imetamise lõppu, muutub ema võõrasemaks. Seda mitte ema muidugi ei muutu, aga see roll, millest on, ta astub nagu ühest kohast teise. Ja võõrasema ongi ta selles mõttes, et siis ta hakkab aktiivselt eemale lükkama lapsi. Ja selles mõttes ma olen, ja isa on tegelikult seal kõrval nüüd selline kuju, kes jagab lastele seda tarkust, mis tekitab neist turvatunde, et kui ema nad endast välja lükkab, siis nad on ikka hoitud. Ja ma olen mõelnud meie olukorra peale, kus ma olen siuke hästi leebe ja sina oled hästi, no mitte hästi, aga noh, küllaltki karm. Ma olen ikka väga karm. Siis tegelikult ma olen nüüd, võib-olla see on mul enda lohutamiseks öeldud, aga ma olen lõpuks jõudnud järelduselt, et tegelikult ei olegi asi väga halvasti. Et võib-olla jah, ma peaksin rohkem aitama sul välja lükata. Aga iseenesest ma seda tarkuse poolt ja sellist turvalisust, seda ma jagan lastele päris palju, et nad vaatamata sellele, et tema lükkab nad endast välja iseseisvuse poole. Vaatamata sellele nad tunnevad, et noh, keskkond on vaatamata sellele turvaline. See on see, mida isa looma peab. Seda turvalist keskkonda, mis noh, kui ema on endast välja lükanud, et laps tunneb, et ta on ikka turvalist keskkonda. See on nagu emaka laiendus tegelikult teatud mõttes. Et selle koha pealt ei ole meil asi isegi kõige hullem. Aga minu enda puhul jah, et kuna ma jäin omal ajal, noh, erinevad, mida me oleme siin saates ka käsitlenud, olen jäänud emast nagu vaimselt eraldumata, siis see üldine soov rahuldust saada, millega kaasas käib ka võime kannatada. See on üldiselt hästi nõrk ja võime kannatada. Noh, rahuldus ju käib alati kaasas pingutusega ehk kannatusega. Ja noh, nagu ma siin enne ütlesin, et kui laps on emast eraldumata, siis ta lihtsalt istub seal ema sees. Tema ainus mure, ta läheb ka paksuks. See on muide üks asi, see on natuke ka selle Oidipaari eaga nüüd seotud, et siin on kaks paksuks minemise teed inimestel. Üks on siis paksuks minemine sellepärast, et ma olen emas sees, ma olen nagu emakas ja minu, ütleme nii, et selline vaimne driver või see, kes ma kujutan ette, et ma olen, on see, et ma pean kasvama võimalikult suureks, et täita kõik saadaolev ruum. No see on see, mida laps emaka sees ju teeb, eks. Nii, ja nüüd on teine pool on siis see, mis sind paksuks ajas, on see, et ma pean olema võimalikult tugev ja maailma eest kaitstud. Ja siis kasvatad endale selle polstri ümber. No, mõtta, mul oli see, et ma ei olnud tähendab, ma ei ole kunagi olnud nagu ülikõhn ega midagi, aga ma, noh, nagu Sassa on näiteks meil, aga ma ei ole kunagi olnud ka lihtsalt rullakas laps. Ma olin jumala normaalne ja nüüd tagantjärgi vaadates, jah, ma olin nii-öelda, kuidas me kutsume eestlastena, suure kondiga. Aga nüüd tagantjärgi vaadates oma 13-14 aasta mingid klassi õpilaskodus elamispilte, kus ma mäletan, kuidas mul sõbrannad panid mulle ilusad riidid selga ja noh, ma nägin nagu tüdruk välja, muidu ma kandsin kogu aeg kotis asju ja nii edasi. Ja must tehti pilte ja ma vaatan neid pilte ja mõtlen, kuidas ma ometi võisin arvata, et ma olen kole, ma olin nii ilus. Nagu tõsiselt, ma tõsiselt, näiteks kui praegu mõni selline tüdruk jalutab mulle tänaval vastu õpilastest, siis ma arvan, et issand, kui hea ta välja näeb. Aga mida ma tahangi öelda on see, et siis tuli see
draama see ema, noh, minu kohtumine, vanaema surm, isa-ema lahkuminek. Ja see lõi, ilmselt lõi selle oidipaalkompleksis saadud selle trauma, mis mul oli, lõi nagu, kuidas, mitte, ma ei tea, kas lõkkele, aga ühesõnaga lõi nagu väga-väga selgelt. Ta tõi selle haava välja. Just. Ja sellest ma ei osanud tagasi minna, sellepärast, et mul ei olnud kodu, mul ei olnud, jah, me elasime koos, on ju, aga alguses vaata ma veel pendeldasin vist, jumala eest, mul on halb mälu, aga ma vist pendeldasin veel Krõõda juures. Ja, me kohe ei läinud kokku. Just. Et ühesõnaga, ma olin hästi ebakindlas kohas, nii vaimses mõttes kui ka füüsilises mõttes. Ma läksin ju veel Hiiumaale tagasi elama emaga Pikala tänavale vist ja ühesõnaga, noh, me ju katsetasime mitu versiooni. Mingi periood oli, kus oli hästi palju segadust siia-sinna ja ühesõnaga su elu löödi tegelikult täiesti rööpast välja. Just, ja siis tuli kõik see kooli pooleli jätmine, sest ma ei saanud sellega enam hakkama, ma ei saanud mitte millegiga enam hakkama. Ja siis oligi ainuke viis, sellest hetkest ma hakkasin juurde võtma, kui see asi lahku läks. Ainukene viis, nagu inglise keeles on see coping mehhanism. Kopeerimismehhanism on mitte kopeerimis, see on kopeerimine. No, ma ei tea, kuidas coping. Mitte coping, vaid coping. Ja coping, see on, ühesõnaga sa üritad situatsiooniga hakkama saada, mis sulle antakse kätte, see on kompenseerimismehhanism. Just, kompenseerimine, issand, kui hull ma olen, sorry. Aga ühesõnaga, et ma arvan, et see paksus oligi täpselt see, mis sa ütled, see oli selle lõhkise küna või augu täitmine. No teatud mõttes võib ka sümboolselt mõelda nii, et see rasva või pekikiht, mille sa endale ümber kasvatad, see on tegelikult nagu peenis. See on see, mis sul puudus on. Okei, seda ära rohkem välja ütle. See kõlab nii halvasti. Aga no, ühesõnaga, see on see, et ma tahan ennast täiuslikuks. Ühesõnaga, ma olen ebatäiuslik ja ma nüüd kasvatan ennast suureks, et siis ma muutun järjest täiuslikumaks. Noh, loomulikult tal ei ole midagi otsest seost peenisega, aga piltlikult öeldes on see on see, mis mul puudus on. See, mis kujuga ta on, see on täitsa tähtsalt. Ja noh, ongi, et noh, ka minu kui siis selle kastratsiooni hirmu kompleksis olija jaoks tähendas paksuks minek seda, et ma olen täiuslik siis, kui ma täidan kogu saadaoleva ruumi. Et ma, noh, kastratsiooni hirmu, kui ma jään ema üska sisse, siis vaimselt, siis mul on selline tunne, et ma tegelikult ma olen tohutu ilus, ma olen nagu selline jumalik laps, ütleme, eks ju. Aga ja mida nagu rahvas ütleb, paks laps, ilus laps, eks ju, siis laps tahab olla hästi suur ja nii-öelda täita emakoja. See on tema roll seal emakojas. Ja noh, ongi, kui ma olen emast eraldumata, siis sisuliselt minu ainukene mure. Mure on mul muidugi see, et ma kogu aeg kardan, et see ema hoolitsus lõpeb otsa. See on see, mis teeb selle muidu ma olen ju kogu aeg rahulduses, et võiks olla õnnelik. Aga probleem on just see, et selles pidevas rahulduses olemine tähendab seda, et ma tegelikult kardan kogu aeg, et rahuldus lõpeb ära. Ja kuna ma olen ise impotent, siis laias mõttes just see, teovõimetu, siis mulle tundub, et ma ise ei saa mitte midagi teha selleks, et mu rahuldus säiliks. Ja no vot, nüüd kui ma hakkasin möödunud kevadest, hakkasin nagu ise aktiivselt selle eraldumisprotsessiga tegelema. Nüüd ongi mõnevõrra nagu kasvanud just see tunne, et minu rahuldus sõltub minust. Ta tuleb väga visalt, sest võtta rahuldusega. Aga puhtalt see, kuidas sa oma enda kehasse suhtud ja kuidas sa oled alla võtnud ja kuidas sa oled hakanud väärtustama midagi, mis on üksikasi näiteks. Sest vanasti oli see, et ainuke asi, mida sa tegid, oli kogu aeg, et oligi see suur nii-öelda üsk ja sina seal sees ja muu ja see oli kogu su maailm. Aga nüüd sa oled hakanud nagu väärtustama ennast. Või ma ei oska see öelda. Võib-olla väärtus, ma ei tunne seda isegi sellisena, aga ma usun sellesse, et alustuseks ma usun sellesse, et see sõltub minust, milline ma välja näen.
vanasti mul ei tulnud seda mõtetki pähe. Ja praegu mul ei ole üldse kahtlust, mul ei ole üldse raske nagu hoida oma toiduga tagasi või mis iganes seal siis ma teen mingid seal treeninguid ja asju ka mõnevõrra. Oi, sa ikka teed väga lahedalt juba. Aga jah, et just see usk, et ma olen selline, nagu ma tahan. See sõltub minu tahtest. Muidu, kui sa oled emakas kinni, siis see kogu sinu maailm sõltub ema tahtest. Ema tähendab siis antud juhul siis ükskõik mida, oled see sina, raha, kõik, mis tingib minu maailma. Et ma olen nagu puhtalt tagajärg, ma olen ise täiesti teovõimetu. No see on seesama, ma ei mäleta, kas me seda lugu oleme siin saadetes rääkinud, see vee toomise lugu. Vist oleme jah, et ma olen olnud kogu elu enam-vähem see mees, kes siis, kui toast saab vesi otsa, siis ma ei lähe mitte vett tooma, õigus ma rääkisime jah, vaid istun ja kannatan ja usun, et kui mu kannatus muutub piisavaks, siis tuleb kuskilt vesi. Ja just. Ja tavaliselt tuleb. Just. Ja sina siis peenise kadedus tingib siis sellise käitumise, et sa haarad selle ämbri, tuuseldad mööda hoovi ringi, tuled tagasi, mokk puruks, põlved marraskil, ise tohutu entusiasmi täis, aga ämber on ikka tühi. Aga nii ongi, jah. Aga samal ajal ma olen ka seda ämbrit suhteliselt tihti täita suutnud, kuigi ma olen ka rahmeldaja. Ja kui ma ei ütle, et need on nagu sellised absoluutsed kategooriad, aga ütleme nii, et sina oled väga tegus, aga sa oled ka korduvalt ju rõhutanud seda, et sa mitte mingil juhul ei taha tegutseda eesmärgipäraselt. Et su tegu nagu ei tohi lausa tuua eesmärgi. Aga vot mulle tundub, et sa vaatad seda natukene valest kohast. Sellepärast, et see asi näiteks see on üks meie teemadest, mis mind on alati häirinud. Üks meie vaidluskohti päris. Sellega on selline koht. Sa väänaks nagu mu sõnade mõtet, mulle tundub. No ei, aga räägi siis. Võin ma seletada? Loomulikult, et vaatame, mis mõte mulle selle koha peal tekib. Ühesõnaga, kui ma üldiselt sünnib see sama jutuajamine, sünnib sellises kohas, kus sina tuled järsku, ja mulle tundub niimoodi, tuled järsku välja teooriaga, kuidas ma saaksin oma tegevuse muuta tulevikus perekonnale või mulle või lastele kasu toovaks. Üldiselt on see siis seotud rahaga, on ju. Nagu minu nii-öelda kirjanikuamet, on ju, minu raamatute väljaandmine, kõik. Sa põhimõtteliselt ma mäletan ühte satsi, või ühte aega, kus mul oli väga suur isu kirjutada. Ma kirjutasin kogu aeg ja siis üks päev mis iganes töö sul oli parasjagu, sa tulid mu juurde ja teatasid mulle, et see peab kuhugi jõudma, sa pead tegema seda sellise graafiku alusel, sellepärast, et sul on vaja hakata sellega raha teenima ja sa pead jõudma sinna. Ja sa ladusid välja mulle sellise ebanormaalse asja, millega, ja ma ütlesin sulle selle peale, et ma ei saa mitte mingil moel teha graafiku järgselt tööd, sellepärast, et üks asi mu peas ei toimi asjad niimoodi. Ma ei oska mõelda niimoodi. Aga et ongi nagu, kuidas kirjanikul, ma olen alati imestanud neid, kes oma tähtaja jaoks saavad töö tehtud, on ju, täpselt. Kuidas kirjanikuna mina leian inspiratsiooni sellisest sundtegevusest. Ja samamoodi on mul korea keele õppimisega, kus sa teatasid mulle, et sul on mõte korea keelt õppida ainult siis, kui sa mõtled tööle tulevikus korea keele alal. Ja mul kadus igasugune soov sel päeval tööd ära teha. Või aru saada, et kas ma eksamiga saan hakkama või saa. Ja samamoodi siis selle kirjutamiskorraga, kus sa tulid ja ladusid mulle selle ette, ma ei suutnud nädalaid peale seda korralikult ühtegi peatükki kirjutada, sest mul jooksis ainuke asi, mille ma mõtlesin, oli see, et aga järsku ma ei saa hakkama. Mul on selline graafik ees, see oli üks põhilisi mõtteid mul. Sa võtsid ära mu võime hakkama saada. Vabaduse, jah. Ja see on see, mida ma olen eesmärgi all silmas pidanud. Ma pole pidanud silmas seda, et ma ei tahaks raamatut avaldada ja sellega raha teenida. Või et kui kunagi näiteks ma suudan tõesti korea keele ära lõpetada, mis mulle nii meeldib, et see ei võiks anda mulle tööd. Absoluutselt võib. Aga kui ma hakkan keskenduma mõttele, et saada tööd, siis kogu huvi seda korea keelt õppida kaob mul ära.
ma päris vastandlikud. ei ole, aga midagi on valesti selles, sellepärast et me iga kord, kui me sellest räägime, me oleme kaklema, ma ei tea, miks. Vast enam ei lähe, ma loodan. No, aga ma püüan seletada, kuidas ma näen, mis siin see probleem on tegelikult. Küsimus on selles, et kui ma olen eesmärgile orienteeritud, noh, siin vahepeal oli ju, ei ole tähtis oli, et kõik, kui kuskil tööle kandideerisid, siis oli alati kirjas, et peab olema eesmärgile orienteeritud inimene. Kui ma orienteerun eesmärgile, ehk siis sinu puhul siis näiteks selle töö saamisele või avaldamisele või mis iganes, siis sellega ma võtan protsessist väe ära. Seda on, noh, väga lihtne, eks ju, kui ma hakkan puid lõhkuma ja minu ainus mõte on selles, et oi, kui ilus puuriid sellest peab saama, siis see puu lõhkumine on lõputult raske. Kui ma hakkan puid lõhkuma niimoodi, et ma üldse puuriita silmas ei pea, siis ma lõhun ära maja, pargipuud ja ei tea veel mida ja puuriit jääb ikka sündimata. Ehk et ideaal on nüüd kuskil siin kahe vahel. Et ma hakkan puid lõhkuma, ma pean silmas, et see puuriit on tore, kui see sünnib, aga ma tegelikult naudin puu lõhkumist ka. Siis on mul vägi selles protsessis. Ja siis see on ka suunatud vägi. Ja siis on see suunatud vägi, eks ju. Ma just mõtlesin seda, ma ei tea, kas see on loogiline praegu. Mul tuli meelde, kuidas eelmine suvi, mitte see suvi, eelmine suvi me tegelesime koos natukene puude tegemisega. No. Ja sa läksid kohutavalt närvi minu puude lõhkumise peale, sest ma tahtsin puid lõhkuda. Ma vihkasin riita ladumist. Ja mis tähendas seda, et sina pidid tegema tööd ilma puu lõhkumisnaudinguta. Just. Sest sa pidid riita panema. Sa lõhkusid puud ära ja siis jätsid selle segaduse mulle sinna koristada, eks ju. No, aga mina nägin seda sellena, et üks teeb ühte tööd ja teine teeb teist tööd. Mina ei näinud selles mingisugust süsteemi, mida ma pean looma, sellepärast see süsteem tundus mulle tobe. Ma sain aru sellest, et sul tuleb ladumine hästi välja. See on töö, mis mulle ei meeldi. Mulle ka ei meeldi. Jaa, sulle ei meeldinud seda. No ladumine ei meeldi mulle iseenesest, aga... Ei, no lõpuks ma ei teinud enam midagi, selles mõttes, et sa kaotasid mul ära igasuguse soovi puid lõhkuda. Vaata, see on hea näide. Ei, see ongi väga hea näide, aga ma nagu üritangi... Ma ei tea täpselt, vaata, mis see lahendus on. Aga see on väga oluline näide. Ma arvan, et see lahendus ongi see, et protsess on oluline. Sest tegelikult protsess on see, mis vajab meie väge. Aga protsess peab olema suunatud. Ehk et täpselt ongi see, kui sa lähed puid lõhkuma niimoodi, et sa ütled, et mind ei huvita üldse see puuriit, ma tahan puid lõhkuda lihtsalt. Siis lõpuks oled sa hunniku puid lõhkunud ja tegelikult talvel oleme külmas ikkagi, eks ju. Kui ma, ja nagu ma ütlesin, kui ma ainult selle talve puude peale mõtlen, siis jääb mul ka, siis mul lihtsalt ei ole jaksu siis puid lõhkuda. Ja tegelikult, nüüd ma olen ju paar viimast aastat olen teinud talvepuud ja just tegelikult saanud teha neid tänu sellele, et ma olen protsessi ennast väärtustanud. Ja ma olen, kuna ma tahtsin nii-öelda ja vanasti tundus see jaoks alati ilmvõimatu tegevus sellepärast, et sa väärtustasid ainult lõpptulemust. Just, see on mul eluaeg probleem olnud, et mu peas peab olema garanteeritud lõpptulemus, et ma üldse mingi sammu astuks. Aga siis sa järsku avastasid, et ma võin hakata astuma väikseid samme. Sa ju ei teinud ühe päevaga puid ära, vaid sa tegid neid nädalaid järjest natukene korraga. Just. Ja see toimis. Ja, et see puuriit oli mul lihtsalt nagu mingisugune informatsioon, et sinna tuleb jõuda, aga see ei olnud nagu protsessis endas tähtsustatud. Ja siis protsess on õieti juhitud. Ja praegu mul on täpselt samamoodi, et vaata, ma hakkasin neid artikleid kirjutama, et ma hakkasin neid kirjutama lihtsalt nagu protsessi pärast. Mitte avaldamise, jah, et kui avaldatakse on tore, aga küll selgub vist, et saab avaldada ka ikkagi, aga nüüd me peame tänaseks lõpetama, jah. Täna oli meil päris hea tunne. Viimased paar saadet on olnud sellised, et ma olen tundnud ennast kehvasti. Päris mõnus oli sinuga täna rääkida, siin kuidagi läks nagu hoogsalt. Aga eks me järgmiseks korraks mõtleme mingi järgmised teema. Mul on üks mõte. On mõte? Jaa. Mis mõte sul on? Ma tahaks rääkida petmisest. Ma tahaks rääkida, miks mehed... Mul tuli see mõte, sest ühel sõbral juhtus midagi. Üks abielupaar, keda ma tean. Ma tahaks rääkida sellest, kuidas mehed, mis toimub nende peas, kui nad näevad naist, kellega nad tahavad magada, kes ei ole nende naine. Kas see on tingimata vajalik? Kas nad teevad seda sellepärast, et neil ei ole mitte mingit valikut? Ühesõnaga, ma tahaks nagu arutada seda osa. Mul tekkis see mõte päris. Praegu meil aega arutada, mul on ka palju mõtteid. Ma arvan, et see on väga hea mõte järgmiseks teemaks, et järgmine saade siis tõenäoliselt me räägimegi petmisest. Aga tänaseks tore oli teiega. Kõike kaunist. Ilusat õhtut. Aitäh.